Üks Florida naine näib olevat väga kiirustanud, sest ta sõitis väidetavalt otsa kõigile, kes talle ette jäid. Mis sul viga on? Mis see on, ma küsin sinult? Tule välja, tõuse üles, välja! Au! Sa teed mulle haiget. Au! Sealhulgas šerifi asetäitja. Ma ei löönud kedagi. Ta on mu sõber. Ma tunnen seda meest. Kas sa nägid, kuidas ta lonkas? See oli sinu auto pärast. See on Inside the Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Et teile natuke tausta anda, siis see juhtus üsna hiljuti. See oli selle aasta ülestõusmispüha pühapäeval. Ka asetäitja, keda tabati, tuli haiglasse viia. Ja ometi, mingil moel pole juht, kes väidetavalt talle otsa sõitis, enam trellide taga. Ei ole. Ma pean oma käekotti võtma. Ai, miks sa mulle haiget teed? Ettevaatust peaga. Ma pean oma käekotti võtma. Kuidas me sellesse olukorda sattusime? Läheme natuke ajas tagasi. On 5. aprill 2026. Oleme Longwoodis, Floridas. Linnas, mis asub vähem kui 30 minuti kaugusel Orlandost põhja pool. Umbes kell 10:30. Hommikul saabub hädaabikõne numbrile 911. Helistaja soovib teatada kontrolli alt väljunud juhist. Hädaabi, kas vajate politseid, päästet või kiirabi? Vajan politseid. Olen South Ronald Reagan Boulevardil, Longwoodis. Siin on punane Jeep, mis just üritas mind teelt välja suruda. Ta sõidab täiesti hullumeelselt. Te suudate peatuda. Rääkige politseiga. Ja ma olen praegu temaga punase tule taga. Olgu, aga kus sa tahad politseinikuga kohtuda? Ma tahaksin, et politseinik peataks selle naise. Ta on praegu Longwoodis Dog Track Roadil. Ta sõidab täiesti ettearvamatult, ajab inimesi teest välja, sõidab teistele väga lähedal sabas, vajutab järsult pidureid. Ta üritas mind koos mu 3 lapsega teelt välja suruda ja ta ei tee isegi teistest inimestest välja. Ta on punases Jeep Cherokees. Jeep Cherokee? Nüüd, siin on see, mida oleme juhtumi raportis teada saanud. Samal hommikul oli teel ka vabal päeval olnud šerifi asetäitja. Raportis on kirjas. Umbes kell 10:30 seisin Dog Track Roadil, blokeerides lääne suunas liikuvat parempoolset sõidurada, et võimaldada partlast väljuvatel sõidukitel sujuvalt Dog Track Roadile pöörata. Oluline on märkida, et minu sinised tuled olid sees, kui ma olin paigal, kuid ma lülitasin autos oleva kaamera välja, kuna tegemist oli töövälise lisaülesandega. Kui ma olin paigal, hakkas üks parkimiskontrolli töötajatest karjuma ja mulle hüüdma. Ma vaatasin tema poole ja kuulsin selgelt, kuidas ta ütles, ta sõitis mulle just otsa. Raportis on juhina märgitud Jill Sine, aga seal on ka kirjas, et ma käskisin Jillil mitu korda oma sõiduk peatada. Jill vaatas siis otse minu poole, pööras rooli vasakule, sinna suunda, kust mina lähenesin, ja kiirendas. Kui Jill kiirendas, tabas ta väidetavalt asetäited põlve pihta ja ei peatunud ikka veel. Hüppame nüüd edasi sellesse hetke, kui Longwoodi politseiosakonna ametnikud talle järele jõuavad. Tõuse püsti. Mida sa teed? Mis sul viga on? Mida ma sinult küsin? Kao välja. Kao välja. Au, tõuse üles. Sa teed mulle haiget. Ai, kas sa tead, kui paljusid inimesi sa autoga lõid? Ma ei löönud parklas kedagi. Sa lõid turvameest ja sa lõid mind. Mis sul viga on? Ta on minu sõber. Seda sa saadki. Ma ei löönud teda. Ja siis sa lõid mind. Ma ei löönud sind. Ja siis sa lihtsalt lõid mind autos rusikaga ja jalaga. Miks sa teed mulle nii? Ai, sa tegid mu käele haiget. Mis sul viga on? Ma lihtsalt üritan koju saada. Kas sa siis lööd kõiki selle käigus? Ei. Ma lihtsalt proovisin välja pääseda. Okei, aga kuidas sa lood sellega, et sa teda lõid? Ja jalaga lõid? Miks sa mulle haiget teed? Mis viga on? Miks ma ei või lihtsalt lahkuda? Istuge autosse. See ei käi nii. Mis toimub? Ei, Ma arvasin, et minu kirg. Ma ei saa. Istun sinu autosse. Vaata seda. See on väga pikk. Praegu minu autost kinni, kuni me oleme ohutuskohas. Anna, kus mu käekott on? Sa saad kohe kõik, mida vajad. Miks sa mind välja viid? Ei. Oota, mu käekott on seal koos minuga. Iga sa? Lase mul teha oma esimene kõne. Istu autosse. Laske mind lahti. Kui te sisse ei lähe, küsitakse neid vibragaasi. Anusse! Ma en anusse! Mind otsus. Ei, tõsta jalg üles ja mine autosse. Ei. Aga ma arvan, et kõik. Mine tagasi autosse. Lase mul! Lase mul sind survestada, et keegi sõidab mu autole Võime ta siia panna lohistada üle. Lase mul oma autot liigutada. Lase mul oma autot liigutada. Ära muretse praegu oma auto pärast. Me peame sinu autosse minema, sa said aru. Mida teete? Nad ründavad mind. Ma pean oma käekoti kätte saama. Mine autosse. Ei, ma ei kiusi. Tee nalja või? Auto. Au!
vastavalt Jilli arreteerimisraportile, Jill ei allunud minu seaduslikele käskudele. Ma sirutasin käe Jilli sõidukisse, et juhi ukselukust lahti teha ja uks avada. Kui ma üritasin ust avada, hakkas Jill mind lööma ja kriimustama. Kui mul lõpuks õnnestus uks avada, sirutasin käe sisse ja panin auto parkimisasendisse, sest see oli endiselt tagurpidi käigus. Jill hakkas jalaga lööma ja kätega seersant Briani ja mind peksma. Kui meil õnnestus Jill kontrolli alla saada, võtsime ta sõidukist välja ja viisime ta maha, kus ta pandi käeraudadesse. Aga Jill väidab, et ta ei teadnud, et politseinikud üritasid teda peatada. Ai! Miks sa mulle haiget teed? Vaata pead, ma pean oma käe kotti võtma. Jeesus, päästa mind. Palun, Jeesus, päästa mind. Päästa mind. Mis toimub? Kas sa aitaksid mul istuma tõusta? Lihtsalt oota, pea vastu, lihtsalt löögastu. Kas sa aitad mul istupile tõusta? Ole paigal, ma lihtsalt vaatan su üle. Anna mulle 1 minut. Sa teed mulle haiget. Ma ei tee sun haiget, rahune. Nad tegid mulle tõesti haiget. Noh, Sa pead kuulama ja tegema, mida sul kästakse. Tule nüüd. ma pean oma käekoti autost võtma. Noh, Me toome selle ära. Sulle sina puhka minut aega. ma ei tea, kas sa aitad mind. Jah, just nii, istu. Mis? Mida nad teevad? Lihtsalt löögastu. Ma ei taha, et nad mu auto ära lõhuksid. Noh, me saame selle kätte. Lihtsalt. Me hoolitseme taha. kõige eest. Tahtsin lihtsalt vaadata, kuidas sul läheb. Mis sinuga toimub? Ma ei tea, miks. Nad ründasid mind. Kes sind ründas? See tüdruk, ta on vastik, ta ründas mind ja see tüüp lõhkus mu auto seestpoolt ära. See tüüp lõhkus mu auto seestpoolt ära. Ma lihtsalt proovisin kirikust lahkuda. ma ei tahtnud sinu turvavööd tabada, aga niipea kui me välja saame ja sa üritad oma... Miks sa selle Sest see katki tuli, tegid? Seapoundist. Sa lõhkusid mu turvavöö ära. Miks? Sest sa keeldud autost välja tulemast ja lööd politseinikku nii, et Õppis ära. ta sai Kuidas teada, ma et nüüd just nii sõidan tegi ilma Jeesus vana kevade turvavöö? tõlke ajal. Ma käisin varem sees. Sul on praegu suuremaid muresid, mille pärast muretseda. Miks sa nende märguande peale ei peatunud? Kui nad olid su taga vilkuritega, miks sa siis ei peatunud? Noh, ma ei teadnud, miks. Nemad olid miks. Ei, see ei ole sinu otsus. Ma ei ületanud kiirust. Midagi. Kas peatuda või mitte, kui su taga on sinised tuled ja politsei üritab sind peatada, siis sa peatud. Ma ei teadnud, miks nad tahtsid mind peatada. See ei oma tähtsust. Nad saavad seda sulle pärast peatust selgitada, aga sa pead peatuma. Nad ei teinud seda. Nad paiskasid mu keset teed maha ja peksid mind. Sa ei mäleta kõike, mis kirikus juhtus? Midagi ei juhtunud. Okei. No, siin on palju inimesi, kes ütlevad teisiti, eks? Hästi lihtsalt, oota rahulikult. See välja. Ei, sa lähed vangi. Miks? Ta ei teinud absoluutselt midagi valesti ja tal polnud aimugi, miks teda peatati. Tundub, et ta tundis end nagu tõeline tegija. Jah, Meie ma peaksin- mobiili. Ja teine tüdruk jooksis oma auto otsa nii, et... Mis? Milline tüdruk? Teine tüdruk. Tema sõitis Peerile autoga otsa. Ja ma arvan, et ta sõitis autoga otsa ka teisele tüdrukule, liikudes tema poole. Ma arvan, et tegu oli turvatöötajaga. Jaa. Näed, me oleksime võinud teda taga ajada. Tee seda. Ma ei tea, see saab olema Peeri oma. See saab olema parem asi. Võtab tema paberi eest lisatasu. Või tegelikult veike. Ma ei tea. See on kogu ütles- tema suhtumine. Suhtumine on, mis see kõik on? Ma ei teinud Ma ei midagi teinud valesti. midagi Mis sa arvad? valesti. Kes sa oled? Miks sa ei peatunud? Ma ei tea. Jah. Miks? Ma ei teadnud, miks. Nad üritasid mind peatada. Ja sai isegi siis, kui me ta kinni blokeerisime, pani ta auto tagasikäigule ja me karjume talle, et ta peatuks. Ja ta ei peatu ja siis me saame ta kätte ja ta karu saab sisse ja ta üritab võtta oma turvavöö lahti. Ta keeldub seda lahti võtmast ja paneks selle uuesti kinni. Ma ütlesin, aitab küll, ma lõikan selle läbi ka lahti ja kohe, kui me ta ümber pöörasime, hakkas ta mind jalaga lööma ja küünistas mind kuklast. Ja siis sel hetkel ma lihtsalt ütlesin, et mis iganes, me lihtsalt tõmbasime ta välja. Kas keegi oli kogu aeg karuga koos või läksid sa ära? Nii et ma nägin, kui me saime kõne, et nad vajavad abi, nägin ma, kuidas tuled süttisid. Ma nägin, kuidas tema tuled auto taga süttisid. Ma mõtlesin, jah, ma olen nende taga. Ja nii, lihtsalt koeraraja kaudu Reegani ümber, ma mõtlen, kõik Noh, nagu tema. sireenid aktiveerusid ja kõik muu. Ta ütles siiski, et ta ei võtnud mingeid välkivaid meetmeid. Ta ei võtnud mingeid vältivaid. Ma lihtsalt pean teadma, kas me pidime seda jälituseks pidama. Ei, see ei kõlanud nagu jälitamine. Ei, ta ei võtnud mingeid kõrvalehoidvaid meetmeid, ta ei kihutanud autode vahel ega midagi sellist. Ta lihtsalt ei pidanud meie märguande peale kinni. Ja siis panime tuled ja sireenid tööle. Ma nägin, et see tuli oli punane. Ma ütlesin, et olgu, võtame aega. Ja siis ta tuli sealtpoolt või tuli siitpoolt. Me suutsime ta blokeerida. Ja kui ta seda tegi, hakkas ta tagurpidi sõitma. Ja siis ta jõudis autoni. Hästi, aitäh abi eest ära.
nii et jah, kogu mulle öeldu põhjal ei olnud jälitust. Ei, ta ei üritanud üldse aktiivselt eest põgeneda. Ta lihtsalt sõitis aeglaselt, aga ei peatunud. jah, sa pead lihtsalt tegema tõkke ühe meeskonna jaoks tõkke jaoks. sa lonkasid, kas sinuga on kõik korras? ta on tšehh, põlv on üsna hea. Noh, ta sõitis mulle oma aga autoga see ongi otsa. kõik, ei teinud. Ma arvan, et ma ei raseerinud oma jalgu. Nii et vaata eemale. ma vaatan seda kohe praegu. Hei, vabandust. sul on seal korralik sinikas, jah? Korralik sinikas. Tšalasema. teen sellest pilti. teeme ka esmase vigastusraporti. Mul sügeleb. ei, mul on autol väike kriimustus. See on õmblustest, mis mul mõni aeg tagasi olid. mis osa autost sulle pihta sai? Tema auto esiotsa juhipoolne põrkeraud. Ja siis autos olles arvasin, et ta sõitis talle rattaga otsa. kus see härrasmees on seal taga? tagasi, kus? Northwindi. Lääne sissepääsu või väljapääsu juures. Ma arvan küll. Olgu. sa saad raskendatud kehalise kallaletungi, paragrahv 107. kui ma temaga rääkisin, siis oli... ta lõi seal ühte meest. Mis juhtus? ma ei tea, miks nad seal olid. proovisid mind peatada. mis, ma ei... kõik see. Nad peksid mind, nad viskasid mind maha ja peksid mind. Oota korraks. jaa, see on seotud kuriteoga. ma võtaksin selle ära, vaataksin üle. ta pani seal taga toime kuriteo, põgenes korrakaitse eest ja siis rammis korrakaitset. jaa. Ja mu sireenid olid kogu tee sellest rajast siia sisse lülitatud. näed, kas sa ütlesid neile seda? Kas temaga on kõik korras? ma vanun Jumala nimel. Terry, see oli kõige rohkem 5 minutit enne seda. mu tüdruksõber kirjutas mulle ja küsis, hei, mis toimub? ma vastasin, ülimalt igav lihavõttepäev, nagu need kõik on. Sa sõnusid selle just ära. 5 minuti jooksul. siinsamas, 5 minuti jooksul. Isegi mitte 5 minuti jooksul, tõenäoliselt 3. see tüüp. nii et sina vormistad raporti. Hästi. lihavõtted on alati nii ja naa. Jin seisab silmitsi mitmete süüdistustega, sealhulgas põgenemine, politsei eest kõrvalehoidmine, kallaletung ametikohustusi täitvale isikule, raskendatud kallaletung ametikohustusi täitvale isikule, raskendatud kallaletung surmava relvaga, põgenemine õnnetuspaigalt, peatumata jätmine, õnnetuspaigal viibimine, lisaks ametnikule vägivaldse vastupanu osutamine. Aga ta jätkab oma seisukoha kaitsmist veelgi tugevamalt. Augu. Talle sõitis auto otsa. See kuiv nimekiri. ma ei pane seda jalga. ei. millist kinga? me ei tee seda. miks ma ei saa? paneme selle peale, kui jõuame vanglasse. mida peale panna? mul on vaja pissi. Okei, kas sa tahad meie auto jalga? Meil on seal täna ääres üks koht. okei. Kas sa tahad? Mine meie trendi juurde ja too ajakava välja, sõber. Ma kõnnin. ma lihtsalt kontrollin. Heigus. Kuulge, Tšaa. mul on liiga palju tegemist. ma pean pissile minema. sa pead ootama. Ma ei saa. Siis vaata ette, oota juuraks. kas ma saan oma käekotti? Halun? proua, te saate aru, et lähete vanglasse? Miks? sest te lõite inimesi. oma autoga inimesi lööma ja siis keelduma politsei korraldusel peatuma. ma ei löönud kedagi. ta on mu sõber. ma tunnen seda meest seal. kas sa nägid, et ta lonkas? selle põhjustas sinu auto. tema lonkamine ja suur sinikas põlvel. selle põhjustas sinu auto. sa ei mäleta seda? Yes. see politseinik, kes läheb kiirabiauto tagaossa, sellepärast sa lähedki vanglasse. kus see käekott siis on? ei, ma arvan, et see on tema auto. ma ei löönud kedagi. noh, on palju tunnistajaid, kes ütlevad vastupidist. ei. ja vigastus tema jalal viitab sellele, et ta siiski tegi seda. ma ei sõitnud kellelegi otsa. olgu. ma lihtsalt ootasin, et parklast välja saada. nii et sa oled lihtsalt õnnetu, süütu, valesti tuvastatud inimene, on see nii? mind rünnati. ma nägin videot, nad panid sulle lihtsalt käerauad, sa pidid ainult koostööd tegema. ma ei sõitnud kellelegi otsa. ma ei tea, ma ei saa aru, mis toimub. sinuga, aga... nii et nad viisid ta välja. Nad võtsid ta autost välja ja panid ta maha ja ma arvan, et tal võivad olla mõned kriimustused. Kätel aga midagi tõsist ei ole, astuge välja. astuge välja. Kallis, nad ei teinud seda. ma nägin seda videot, proua. ma ei taha. Okei, ma ei hakka sinuga vaidlema, Nad okei. viskasid mind maha. Nad viskasid mind maha. sest sa ei teinud koostööd. vaatame. Palun ära tee haiget. palun ära tee mulle enam haiget. ma ei saa sellest aru. Nad Ma ei viskasid tea, mind need auto uued- peale. Tundub, et ta võib olla... kas sul on kuskil vigastusi? kas sul on valus? kas sul on kuskil valus? kus sul valus on? Nad viskasid mu pead otse vastu. mu pea otse selle peale. nüüd. Kas sa said aru, et head kaamerat pole? Keegi ei löönud oma pead vastu. jah, ta lõi küll. jah, ta lõi küll. jah, ta lõi küll. miks sa mu auto ära lõhkusid? Sa ei tulnud autost välja. Ma ei usu. ma mõtlen, et kõik on Nad tegid sinikad. mulle haiget. jah, ma ei See ei usu, ole et see on sellest. sellest. Ta on isegi vigastatud. võib-olla oli midagi muud. ma nägin verist randmed, kui teda Sa nägid tõugati. Aga sa kavatsed vanglasse minna. see on see, mida sa siin nägid. Augu. Sest sa lõid inimesi. Oma autoga lõid sa neid siis. Lõid Lõid sa lõid selle jalaga maha. Aga siis sa sa tahad need käerauad välja vahetada?
kuidas on? Jäähokiplatsil ootamas, et saada. Hei, me läheme ära. Palun lase mul koju minna. Ma ei teinud midagi valesti. Sinu kodu täna. Mõneks ajaks saab sinu koduks Johnny Colan. Ma ei saa vanglasse minna. Ei, aitäh. No, paneme veel ühe peale. laps Hei, ma miks sa lihtsalt vastu jään hakkad? nendega. Praegu Sest kas sa ei mul on peatunud, valus. sa nägid, kuidas see enne Vaata läks? NEX. Rahu, pane käsi selja Kas ma taha. võin lihtsalt sinu juurde jääda? Ma jään sinu juurde. Miks sa seda teed? Au, sa Rahune teed mu maha, käele lõpeta, haiget. ära tõmba seda ära. Ma pigistan oma. Te olete ikka agressiivsed. Mu Varustus, sõrmed. okei. Miks see on mõnu? Jaa. Sa oled nii agressiivne. Proua, te tõmbute meist eemale. Tee! Tünin, Ma et ei lihtsalt osuta, et ei üritan vastupanu. oma- Et haiget teha. Te rebite mind katki. Kui sa lõõgastuksid, oleks see palju lihtsam. Kuidas ma saan lõõgastuda? Te olete minuga nii agressiivsed. Olgu. Ma ei suuda. Ma ei teinud Kas sa saad midagi lihtsalt mu võtme valesti. üles viia? Ma jään sinu See juurde. siin on ikka veel Ära üsna pane lahti. mulle neid käeraudu peale. Sa ei pea seda tegema. Jill. Sill lihtsalt lõõgastu, eks? Kuidas Püüa ma mitte seda pingesse teha minna. saan? Püüa Poisid mitte pingesse ründavad minna, sind. eks. Ründavad sind. Sul on minu võti. Ja lihtsalt toome sulle su fotod, panen need topet lukku. Sa näed, kuidas sa ei pinguta. Jälle. Ma ei tee seda. Ma tegelikult lukustan need nii, et neid ei saa pingutada. Sa just pingutasid seda. Ma näen, kuidas ma saan oma sõrme sinna panna. Ma saan oma sõrme sinna panna. See liigub ringi, nii et jäta need lihtsalt nii. Ära proovi oma käsi liigutada, eks? Jilli arreteerimisraporti kohaselt soovis kiriku parkimiskontrolli töötaja esitada süüdistuse ja patsainik, keda Jilli auto väidetavalt tabas, tuli viia haiglasse. Kuule nüüd. Jaa, härra. Mine lase end üle vaadata. Hästi. Sa võid minna. Siinsamas, South Seminoli juurde. Jah, kus on lähim tasuta iseseisev, ma arvan. South Seminole. Õige. Otse ees, aga haigla, ta on... Ogu. Jaa, nii et mine tee seda. Kui ma mõtlen, kui nad ütlevad sulle, et sa ei tohi sõita, siis anna mulle teada. Muidu, kui sul on lubatud sõita, siis võid sõita. See on rumal. Nagu, jah, ma ei tea, mis ta viga on. Mis ta viga on. Ma ei näinud kelagi. Mis sa mõtled neid suuri siniseid tulesid, sireene ja autosid? Noh, sa tead küll. Ma mõtlen, parklas, kui ma ütlen talle, et ta peatuks, siis ma vaatan, kuidas ta rooli keerab ja siis vajutab gaasi põhja. Ja tal pole sellest üldse mingit mälest. Ta on lihtsalt süütu ohver. Ma mõtlen, kas saame talle ikkagi süüdistusi esitada, kui tal on meditsiiniline episood. Tal ei ole terviseriket, okei? Hästi. Päästed vaatasid ta üle. Ma arvan, et ta lihtsalt oli natuke. Ma mõtlen, et seal on midagi. Ja sa nägid teda, kui me ta autost välja tõmbasime, eks? Temaga aga siis ta ütles, et lõime ta pead. Maha, vastu, maad. Hei! Ja ma ütlesin, et sa ei teinud seda. Siis iganes ja need sinikad on tema kätel vanad. Ta ei saanud vigastada. Kas sa tundsid tema juures alkoholilõhna? Isegi veepudel autos lõhnab nagu vesi. Ma ei tunne midagi. Mina ka ei tundnud midagi. Ta käitub kindlasti imelikult, aga ta ütleb, et ei võta mingeid ravimeid ega tarbi alkoholi. See ei ole mina, ma mõtlen. Selle peab tema kaitse kindlaks tegema. Eluliste näitajate poolest. Mul on pudelite osas kõik korras. Me oleme... Lähen toon ta käekotti, mul on ta käekott. Sul on Mind võti. huvitab see. Ei, meil oli. Kellel on nüüd võti? Just seal. Siin, hoiame kõik selle koos. Kogu see metall, need ahelad, mis tal on. Ma tahan sellest korralikult läbi minna, ta on selle pärast väga mures. Ma ei tea, võib-olla ta võtab mingit ravimit või midagi sellist. Las ma helistan Ternile. See on kuradi loll mees. Jah, sa lähed sinna alla. Hei, tea võtta lõbupäev. Lõbupäev, pühapäev, meil oli siin tore päev.
kas sul on aimu, millega Kristjan tegeleb? Olen proovinud temaga ühendust saada. Jaa. Loomulikult. Nüüd pean ma lihtsalt selle kätte saama. No ma tegelikult tahan lihtsalt, et ta oleks teadlik sellest, mis toimub. Nii, et ma lasen sul... Ma annan sulle info ja kui ta mulle tagasi helistab, siis olgu. Nii et Bear töötas Northland Churchis, Kristiina Bear. Ja turvamees peatas teda. Nad korraldasid liiklust ja ta käskis autol peatuda, aga auto ei peatunud, vaid aeglustas ja sõitis talle otsa. Mitte midagi vägivaldset. Tõukas teda kergelt. Kristiina läheb sinna, tead küll, sest ta kuulab ära. Ja see naine pöörab ja siis lööb teda. Ja tal on päris korralik sinikas põlvel. Me laseme ta üle vaadata, tuletõrje kontrollis ta just üle. Teate, ta ei vaja transporti, aga ma saaldan ta South Seminoli väikesesse eraldiseisvasse EMOsse, et vaadata, kas tal on röntgenit või midagi muud vaja. Naine põgeneb seejärel, aga tagaajamist ei toimu. Ta lihtsalt keeldub peatub. Ja nad lähevad talle järele. See on Kristiina ja üks seersant Longwoodist. Ja ta jõuab Ronald Reagani teel 434 juurde tulles koerarajalt. Seal oli punane tuni ja ta peatus. Nii nad blokeerisid ta kinni. Ja ta keeldus autost välja tulemast. Longwoodi seersant lõikas turvavöö läbi, nad tõmbasid autost välja, panid ta maha ja kääravad peale. Ta ei saanud vigastada, ta on päästeteenistuse poolt üle vaadatud. Kuigi ta väitis ja lõi oma pea vastu maad. Kõike seda, aga tema kehakaamera näitas, et see oli lihtsalt maa surumine ja arreteerimine. Nii et see juhtuski. Mingit jälitamist ei olnud. Teeme blokeerimise kohta siseülevaatuse. Ja Kristiin, see on lihtsalt peari vigastus. Ta on vigastatud. Ta saab tegema esmast vigastusaruannet ja tead, vaatame homme, kuidas tal on. Aga tal on päris korralik sinikas ja ta on, tead, natuke lonkab. Nii et, aga see ongi kõik. Ja see oli kohe pärast seda, kui ma rääkisin, kui aeglane ja tüüpiline see lihavõtte pühapäev oli. Miss. Ja. Nii et see ongi see. Nii et tal on mingi väike vigastus. Nii. Mis tundub viimasel ajal olevat trend. Ja Dog Track'l oli suur segadus ja vabandust Ronald Reagani ja 434 juures kõikide nende autodega. Aga see ei olnud tagaajamine. Ta ei põgenenud ega rikkunud seadusi. Ta lihtsalt keeldus peatumast. Ja kogu tema jutt on, ma ei tea, milles asi on, ma ei teinud midagi. Ma ei teinud, ta on keskealine naine. Ma ei löönud kedagi. Ma ei peatunud, sest ma ei teadnud, miks nad mind peatada üritasid. Ja nad lõikasid mu turvavöö läbi, viskasid mind maha ja peksid mind läbi, mis tegelikult ei juhtunud. Aga see ongi kõik. Jill hoiti Seminolei maakonna vanglas ja ta ei tunnistanud end süüdi talle esitatud süüdistustes. Veebipõhised kohtudokumendid näitavad, et 8. juulil 2026 leiti, et Jill ei ole vaimselt ega füüsiliselt suuteline kohtuprotsessil osalema ning ta vabastati vanglast isikliku käenduse alusel. Aitäh, et kuulasite seda Inside the Crime episoodi. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.